Kristus on üles tõustud. Väga tore, kõik see tervitus on meil selge ja nüüd võime ilusasti oma ülestõusmispüha Jumala teenistusega siis peale hakata ja alustame seda siis ülistuslauluga. Lendas ingel taevastest. Ingel taevastest õigega jõua juurde, see üle kõnni veretas ära haua suhest, suure kivi veretas ta ära haua suhest. Meissa istus ta seinati seal sandais, Jeesus vastusund on, tema sõjalesti. Jeesus jauast tõusnud on, elab igavesti. Jeesus seas kuningas, näeb teosalistai, sõjas teosaid kannatust, kaudu lihtsast astis, pärast õuet kannatust, nii võidu hommik koitis. Jeesus elab üle ta uue elu annab, päevalole hoolega siit armuga meid kannab. Tulge hõisakem issandale, hüüdkem rõõmuga oma õndsuse kalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, kiituse lauludega hõisakem temale. Tema on esimene ja viimne ja elav. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Täna esimene ülestõusmispüha tuletab meile meelde issanda aulist ülestõusmist, mille üle meil on kahtlemata suur rõõm ja tohime ka issandat tänada ja ülistada. Aga see rõõmus sündmus on meil ka meelde tuletuseks selle eest, mida ta selleks pidi tegema, et meile see rõõm, see lootus tuua, et ta pidi kandma ka meie patud, läbi käima ka surmast. Seda nüüd aluseks ja südamesse võttes alanduge nüüd meiegi Jumala püha ja kõike nägeva palge ette, tunnistades temale oma patud ja kogu oma usku ja lootust pannes meie issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse lunastustööle, nõnda kaasa palvetades. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Aamen. Kõige väeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie patud. Annab meile ka armu, nii et me oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja selle peale kuulutan ka teile pattude andeks andmist Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja me laulame ülistuslauluks laulu tänu ja ülistus. Maine mu võlg tasutud on, üks kõigi eest on surnud ristipuul. Maine mu võlg tasutud
eest on surnud risti puhul, võitles mul võid, rahu ja jõud. Üks kõigi eest on surnud risti puhul, tõustas võitleja, tõeles mul see. Üks kõigi eest on surnud risti puhul. Kõige väeline, igavene Jumal, sa oled oma poja läbi võitnud surma ja avanud meile ligipääsu igavesele elule. Seepärast pühitseme täõmuga tema ülestõusmise püha. Loo meile oma vaimuväega uueks, et ka meie ärkaksime elule ja käiksime ülestõusmise valguses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Amen. Ja me võtame nüüd kuulda Jumala sõna tänaseks esimeseks ülestõusmise pühaks. Kõigepealt Vanast Testamendist, prohvet Jesaja raamatu 25. peatükist, salmidest 8 ja 9. Prohvet Jesaja kuulutab siin Jumala nimel. Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks ja issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt. Jah, issand on rääkinud. See on Jumala sõna. Ja Uuest Testamendist me võtame kuulda Jumala sõna Apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist 1. kuni 11. salmini. Paulus kirjutab siin meile. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud. Et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades. Ja ta maeti ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi. Ja ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12. Seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus. Mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui häbarikule. Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete te saanud
usklikuks. Aamen. See on Jumala sõna. Ja me laulame nüüd laululehtedelt pealauluks laulu Ta üles tõusnud on. Miks sa hiilid tema hauale? Ta ei ole enam surnud. Võidab hommik tantsib päikele. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostku maailma. Ta üles tõusnud on. Miks sa pimedusse jääksid veel? Ta ei ole enam surnud. Süda valgusele lahti tee. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Miks ei ole enam surnud? Halleluja, tulge maailma. Ta üles tõusnud on. Miks sa jurvaldad kõut edasi? Ta ei ole enam surnud. Räägi nii, ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostku maailma. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostku maailma. Ta üles tõusnud on. Ja nüüd võtkem kuulda tänase esimese ülestõusmispüha evangeeliumist Luuka järgi, selle 24. peatüki esimesest 12. salmist. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidunud nad issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, 2 meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja Magdalena ja Johanna ja Maarja, Jaakobuse ema, ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde. Ja kui ta kummalgi sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu. Ja ta läks ära, endamisi imestades sündinu üle. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus.
võite istuda. See sõnum tekitas hämmingut nendes Jeesuse jüngrites, nagu kuulsime, aga lõpuks sai siis ka neile selgeks, et tõepoolest Jeesus on üles tõusnud ja surm on võidetud. Ja see ongi see lootuse sõnum, mis on siis läinud liikvele, mida Jeesus palus jüngritel edastada ja mis on jõudnud ka sinna meile siia Eestimaale ja ka Lasnamäele ja täna ka siia Paeaeda. Ja ma mõtlesin, et lühidalt räägin sellest, et milleks see kõik pidi sündima. Ja alustan päris siit piibli algusest, aga ärge kartke. Me ei hakka siin tervet piiblit läbi lugema, aga siin esimene salm on, et alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja kui siit edasi lugeda, siis on see loomise lugu, kus Jumal lõi kogu selle universumi, aga kõigi selle looduse, millest me saame rõõmu tunda siin selles aias. Ja viimasena lõi Jumal inimese. Inimese Jumal lõi oma näo järgi. See tähendab, et inimese ja Jumala vahel on selline side, mida ei ole näiteks Jumala ja loomade või Jumala ja taimede vahel. Ja selle kirjelduseks on mul täna kaasas see siuke nöör. Ja mul oleks nüüd vaja 2 abilist hoidma seda nööri. Üks ühte otsa ja teine teise. Katrin tuleb ühele poole, kes tuleb teisele poole. Vitali, väga hea. Siis mul on veel 1 abilist vaja, kes kasutab kääre. Margus, kas sa oleksid hea? Võtta need enda kätte ja pärast ma ütlen, kui on vaja tulla lõikama. Nii. Nii. Et võiks kujutada ette, et see on nagu telefoniliin inimese ja Jumala vahel. On tänapäeval enam nagu telefoniliinid ei ole sellised füüsilised, aga me saame aru, et kui on hea levi, siis on kuulda, et see võib olla ka selline nähtamatu levi, aga täna nüüd see nöör on selline nähtav kirjeldus sellest inimese ja Jumala vahelisest suhtest. No mõtleme nii, et siin ühel pool seda liini on esimesed inimesed. Kuidas olid esimesed inimeste nimed? Aadam ja Eeva. Nii. Ja kus nad elasid? Paradiisis, Edeni aias. Ja siis kujutame ette, et siin teises otsas on Jumal. Me võime natuke kasutada fantaasiat ja mõelda, mida nad rääkisid omavahel. Mõned asjad on piiblis kirjas ka. Näiteks on kirjas seal see, et Jumal ütleb, et ma vaatan kõike seda, mida ma olen teinud ja see on väga hea. Jumalale väga meeldis see, mida ta oli teinud. No võib-olla näiteks Jumal küsis, et Aadam ja Eeva, kuidas teil siitpoolt. Aadam ja Eeva, kuidas teil läheb? Ja võib-olla vastasid, et väga hästi. Siis Jumal küsib, et millega te olete tegelenud täna? Me oleme püüdnud siin nuputada välja nimesid nendele loomadele, mida sa oled teinud, et küll ikka päris hea fantaasia on sul olnud, et nii erinevad, et ma ei tea, mis see hästi pika londiga, et mis sellelegi nimeks panna. Võib-olla nad sellised arutasid, seda me ei tea. Aga seda me teame, et Jumal ütles teile, et Aadam ja Eeva, te võite süüa kõikidest puudest siin aias, välja arvatud hea ja kurja tundmise puust. Et kui te sellest sööte, siis te peate surema. Hiljem Jumal andis inimestele veel väga head elujuhised ja sellised reeglid, 10 käsku. Kindlasti teile tuleb meelde nii mitugi nendest. Need on sellised väga head juhendid, kuidas elada ja nii, et kõigil on hea olla. Aga ma võtan selle korraks enda kätte. Ärge minge veel ära, palun. Nad hakkasid nagu mõtlema, et ikkagi
väga huvitav on see puu seal keset aeda, see hea ja kurja tundmise puu, millest Jumal ütles, et sellest ei tohiks süüa. Ja seal oli veel üks madu, kes ütles, et ja, sööge. Ega te ei sure. Te saate hoopis tarkust juurde. Ja mis siis juhtus? Võtsid ja sõid sellest. Ja nüüd ma palun, et sa, Margus, tuled lõikad. Vaatame, mis siis sellest telefoniliinist saab. Siit. Aitäh. Nii, mis juhtus selle telefoniliiniga? Katki läks. Päris jube lugu, mis nüüd teha? Äkki annaks seda kuidagi siduda ja parandada? Jah, seome uuesti kinni. Ma proovin. Ma olen Skaudi grupis olnud, harjutanud sõlmest. Nii, no proovime. Tegelikult võiks öelda nii lihtsustatult, et läbi aegade on inimesed püüdnud seda liini parandada ja sellest on päris mitu usundit ka tekkinud. Nii, aga nüüd vaatame, kuidas see liin töötab. Sõlm on küll, aga vaatame. Piiblis on kirjas, et pärast seda sündmust Jumal käis seal aias ja ütles, et Aadam ja Eeva, kus te olete? Vaikus. Kas te teate, kus nad olid? Nad olid ennast ära peitnud sinna põõsaste vahele. Ma ei tea, kas teiega on juhtunud, aga mina olen küll elus ennast ära peetud, kui olen mingi pahandusega hakkama saanud. Nii. Ja teinekord võib-olla tunne ka siit poolt rääkides, et see liin ei tööta. Et miks Jumal ei vasta? Jumal, kus sa oled praegu, kui Ukrainas on sõda ja inimesed kannatavad? Aga tundub, et vaikus on liinil. Piiblis on ka kirjas, et Jumal ei ole kurt, aga teie pahateod takistavad seda ühendust. Siin on tekkinud sõlm ja see on tegelikult tõsine asi. Sellest sõlmest räägib Piibel väga palju. Sellel on ka teine nimi. See on patt. Ja see on tõsine probleem, sest tõesti see liin ei tööta korralikult. Aga kuidas siis seda nüüd lahendada? Väga erinevaid lahendusi on inimesed nagu leidnud sellele. Üks on näiteks selline, et ma mõtlen, et seda probleemi ei ole. Ma ei mõtle selle peale. Aga kas see kaob ära sellega, et ma mõtlen, et siin ei ole sõlme? Ei ole. Sõlm on olemas. No siis on selline variant, et ma võrdlen oma sõlmesid mõne teise sõlmega, et mina, kui ma käisin õunaraksus näiteks või spikerdasin eksamil või tegin midagi, natukene võtsin töö juurest asju endale või midagi, et see on hoopis väiksem sõlm võrreldes sellega, mis toimub Ukrainas või kui keegi röövib panga või lööb teise inimese maha või midagi sellist. Aga tegelikult vahet ei ole, et kas on see suur või väike see sõlm. See on ikkagi sõlm. Jah, on ka neid, kes nagu mõtlevad, et neil tõesti seda probleemi ei ole, et nad on väga head inimesed ja neil ei ole probleemi, aga selle kohta Paulus ütles roomlastele kirjas, et kaks siin juures, ta kirjutas päris palju nendest sõlmedest, aga kaks sellist tõsist fakti toon siin ette, et üks on see, et patu palk on surm. See tähendab, et see karistus kehtib. See surmanuhtlus, see ei tähenda ainult seda, et meil elu siin ükskord lõpeb, vaid see on igavene ja lahusolek Jumalast ja see on väga, väga tõsine asi. Ja teine, mida Paulus toonitas, on see, et kõik on pattu teinud. Ja Jumala aust ilma. See tähendab, et ei ole võimalik, et on inimene siin, kellel ei ole ühtegi sõlme tekkinud elu jooksul.
ja sest meil on need sõlmed juba sellepärast, et me oleme Aadama ja Eeva järglased. No mis siis teha? No üks on, mida ma olen ka tähele pannud, et mõni arvab, et kui ma hakkan väga heaks inimeseks, ma hakkan tegema häid asju, annetan korjandusse ja käin kirikus ja noh, mida veel võiks head teha, et ma olen nagu tubli inimene, et siis vähemalt siis ei näe see nii kole välja, et äkki saab natuke kuidagi nagu ilustada seda asja. Aga noh, isegi kui see on seal väike, siis ta ikkagi on olemas. No siis ma olen sellist pannud tähele, et tegelikult mõeldakse, et see on ju normaalne. No täitsa äge, noh, lahe, peabki olema. Noh, ilus. Kõigil on sõlmed ja noh, nii ongi nagu, noh, moes. Noh, kui me mõtleme nende 10 käsu peale, siis tegelikult tänapäeval enamus asju, millest nagu Jumal hoiatas, et sa ei tohi teha, siis neid me vaatame nagu läbi sõrmede, et noh, kõik teevad ja rikkuvad abielu ja ei pea hingamispäeva ja ei austa vanemaid ja nii edasi. Aga ikkagi see, et kõigil on nagu see probleem, siis see ei ole sellega lahendatud. Aga kuna Jumala süda nutab, et see ühendus ei tööta, siis Jumal on selle probleemi lahendanud. Ja tema lahendus oli see, et Jeesus sündis inimeseks. Jeesus oli ainuke, kellel ei olnud neid sõlmesid, aga Jeesus oli nõus sellega, et ta võtab meie inimeste eest selle karistuse kanda. Raske on seda natuke mõista, et keegi võtab teise karistuse. No Margus, sa puutud nagu kuusuguste süüde ja karistustega kokku võib-olla rohkem. No ma arvan, mina olen ka näiteks liiklust ületanud ja trahvi saanud selle masinaga. aga kujuta ette, et sa oled ära teeninud mingisuguse karistuse ja siis tuleb keegi ja teine võtab selle enda kanda. Keegi tasub sinu trahvi ära või kes üldse ei ole sellesse asja puutunud. No seda on ka juba raske mõista, et keegi vabatahtlikult tasuks teiste trahve, aga Jeesus oli nõus palju suuremaga, kuna ta oli nõus võtma selle surmanuhtluse enda peale. Ja ta oli nõus sellega, et ta sureb ristil. Ja sellepärast ma panen siia selle punase lina. See on Jeesuse verevärv, sest seal on kirjas esimese Johannese kirjas, et kui me oma patud tunnistame, siis Jumal, kes on ustav ja õige, annab meile patud andeks ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ja kui me palume Jeesusele, tunnistame, et Jeesus, minul on sõlmed, ma olen teinud pattu, anna mulle andeks, ma ei saa ise nendest sõlmedest lahti, siis Jeesuse veri on see, mis võib puhastada meid sellest patust ja see, mis võib taastada selle ühenduse. Ja no see on nüüd üks väga väike ime, et see sõlm siit nööri pealt ära kadus. Aga tõeline ime on see, et kui pattune inimene palub andeks Jumalalt, siis ta saab Jumal, Jeesuse veri puhastab need sõlmed sealt ära ja see telefoniliin on jälle korras. Ja see on see rõõmusõnum, mida meid on ka kutsutud edastama siin Lasnamäel. See sõnum, mis on mõeldud ka meie naabritele ja siin piirkonna inimestele. Ja see, mille me saame ka kõik, igaüks endale võtta. Ja kuhu Jeesus siis paneb need sõlmed? Minul on see sõlm alles, aga Jumalal ei ole sellist arhiivi, et ta kogub neid ja aeg-ajalt tuletab meelde, et no nii, vot sul Kaido jälle selline sõlm tuli või Aive või kes, et kas sa kunagi ei õpi? Ei, Jumal ei tuleta neid meelde. Piiblis on kirjas, et nii kaugele kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meie üleastumised või merepõhja sügavasse, kust kala püüda ei tohi, et kui keegi neid meelde tuletab pärast, siis see ei ole Jumal, vaid see on hingevaelane. Aga Jeesus on võitnud surma ja et ta
tõusis surnuist üles, siis on sellel linal, sellel Jeesuse verel see vägi. Aitäh teile! Ja tunnistage nüüd selle loetud ja kuulutatud Jumala sõna peale ka oma ristiusku, milles just ülestõusmine on ka nii olulisel kesksel kohal meie jaoks. Tehkem seda apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt temaga tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja olge head, võtame istet ja laulame nüüd palvelauluks laululehtedelt laulu Mõtle neile. Mõtle neile, kes nii sala, mõtle neile, kes nii sala pilevad, kes nii sala pilevad, mõtle neile, kes nii sala, mõtle neile, kes nii sala kurdavad, kes nii sala kurdavad, mõtle neile, kes nii sala, mõtle neile, kes nii sala nutavad, kes nii sala nutavad, mõtle neile, kes nii sala, mõtle neile, kes nii sala aitavad, kes nii sala aitavad. Ja me ülendame nüüd oma südamed Jumala poole kiriku palveks. Püha Jumal, hea taevane Isa, me täname sind selle suure armu, õnnistuse ja au eest, mida sa meile oled osutanud, läkitades meile päästjaks oma ainusündinud poja. Me täname sind, Issand Jeesus Kristus, sa eluvürst, sinu ristisurma eest, mille läbi oled kandnud meid taevasest Isast
lahutanud patud ja kinkinud meile jäädava osaduse temaga. Tahame sind, täname sind täna ülestõusmise pühal sinu aulise ülestõusmise eest, millega oled murdnud surmaahelad ning kinkinud meile uue lootuse ja võimaluse igavesele elule, mis algab juba siin ning mille väge võime kogeda juba selles kaduvas maailmas igapäevaselt. Sinu käes on kõik meelevald elu ja surma ning kuigi muude jõudude üle. Ning ükski jõud ega asi ei või meid lahutada sinu armastusest. Sa oled saanud meile vennaks, kes on töötanud olla meie kõrval kõigil meie elupäevil, maailma ajastu lõpuni. Oled meie kõrval oma ülestõusmise väega. Palume sind, aita meilgi nii kirikuna kui kristlastena oma igapäevaelus kogeda sinu julgustavat, ülestõstvat ülestõusmise väge ning selle läbi võita ära maailma, patu ning surma ning meie sees ja ümbruses kõik see, mis meid sinust lahutab või sulle vastu paneb. Anna meile see elu, mida ihulik surm ei saa hävitada. Õnnista selle elu andva ja vägeva sõna, sinu rõõmusõnumi kuulutamist kõikjal meie ümbruskonnas. Õnnista selleks meie kirikut, tema kogudusi, selle töötegijaid, kõiki kristlasi. Anna meil elada sinu ülestõusmise armus ja väes ning kuulutada seda armu, nõnda et ka teised inimesed seda märkavad meie elust. Sinu vägevatesse kätesse anname ka oma surijad ja armsad lahkunud. Meie elu ja tulevik on varjul sinuga ja sinu juures, Jumalas. Ning kui sina, meie elu ja lootus, kord taas tuled ning avalikuks saad, saame ka meie igavesti sinu ligidusse ja ellu, kus tohime siis sind üheskoos kiita, austada, kes sa elad ja valitsed, kõrgeks kiidetud igavesti. Ja luba meid selleks paluda üheskoos, Issand Jeesus Kristus, sinu enese õpetatud sõnadega üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lask oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.
ja me laulame oma teenistuse lõpuks siis õnnistussõnad. Issand, hoidku sind, issand, õnnistagu sind. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta pale paistku su peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand, kaitsku mind hinge kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Sena rahu ja armastust, need olgu rõinuga. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta paneb paisku tõu peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand, hoidku sind, hinge kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Tema rahu ja armastus, need olgu sinuga. Tänu olgu Issandale, mingem tema rahus ja teenigem teda rõõmuga. Amen. Meie sõber Galina astus täna läbi ja tõi meile sellise muna ja siis meil oli siin talgud, kaunistasime 100 muna. Nii et võtke kindlasti neid kaasa kohe mitu tükki ja viige tee peal, andke tervitusena.